Hüppenööriga ühekordsed ja kahekordsed hüpped ehk single unders ja double unders. Selles videos õpetame, kuidas efektiivselt hüpata ja jõuda kahekordsete hüpeteni. Väga suur osa vilumusest tekib närvisüsteemi treenimisel, sest käed ja jalad peavad töötama ühes rütmis. Kui suudad rütmi tunnetada, hüpata õigele kõrgusele ja hüppenööri õige kiirusega liigutada, võid endaga juba rahul olla. Hüppenööri pikkus peab olema õige. Vale pikkuse tõttu pead oma kehaasendit muutma, ei suuda leida õiget rütmi, koperdad ja väsid kiiresti. Võta hüppenöör mõlemisse kätte, hoia enda ees ning astu ühe jalaga nööri keskmise osa peale. Pinguta kergelt nööri, tõmmates selleks käepidemeid üles. Mõlemad hüppenööri pooled peavad olema võrdse pikkusega. Too käepidemed rinnaku vastu. Mõlema nööri käepideme kinnituskoht peaks ulatuma sinu rinnaku alumisse serva ehk kolmnurgani. Mida lühemaks nööri jätad, seda madalamal pead hüpates käsi hoidma. Hüpates tõstad automaatselt käsi, mille tõttu võid nööri otsa komistada. Liiga pika nööri puhul saad käsi vabalt üles-alla liigutada, kuid liiga palju üleliigset nööri jääb hüpete ajal mööda maad lohisema, mis ei võimalda kiiresti hüpata, väsitab rohkem ning tingib nööri otsa koperdamise. Keskendume kiirusnööridega hüppetehnika õpetamisele, sest nendega on edaspidi lihtsam kahekordseid hüppeid selgeks saada. Kiirusnööridel ehk speedropeidel on käepide ja nöör omavahel 90-kraadise nurga all ning ühendatud laagriga, mis võimaldab väiksema vaevaga ja mugavama randmete asendiga hüpata. Õige algasend. Nöör jääb teie kandadest tahapoole, jalad puusade laiuselt, varbad suunatud ette. Õlad loomulikult, käed küünarvarrest kõverdunud circa 90 kraadi ehk paralleelselt maapinnaga. Küünarnukid kere lähedal ning suunatud 45-kraadise nurga all kerest eemale. Randmed keeratud veidi väljapoole, nii et peopesad vaatavad üles. Pöidlad, kui need välja sirutada, on suunatud külgedele, mitte ette. Pea ja kael neutraalselt, pilk ette. Alustades valige mingi konkreetne punkt ja keskenduge hüpete ajal ainult sellele. Seina poole seistes on lihtsam punkti leida. Alusta liigutust kätest, too nöör hoogsa liigutusega selja tagant üle pea, käte jõudmisel algasendisse peab toimuma hüpe. Nöör läheb teie alt läbi, maandute ja alustate uut tsüklit. Harjuta seda korduvalt, kuni saavutad rütmi ja loomuliku liikumise. Oskuste omandamine on individuaalne. See võib võtta paar minutit kuni paar nädalat. Kui suudad järjest vähemalt 100 hüpet teha, eksid harva, võid hakata vaikselt intensiivsust tõstma ning selleks on mitmeid variante. Funktsionaalse fitnessi maailmas on väga levinud näiteks kahekordsed hüpped ehk double underid. Double underite ehk kahekordsete hüpete selgeks saamise eelduseks on vilumus ühekordsete hüpetega, hea füüsiline vorm ja mis kõige tähtsam, järjepidevus. Hea rütmitaju ja koordinatsiooni puhul on antud liigutused õpitavad mõne päevaga. Teistel võib minna tunduvalt kauem. Kahekordsete hüpete ajal peab nöör tegema 2 tiiru ühe üleshüppe jooksul. Hüpe peab olema jõulisem ja kõrgem kui ühekordsete puhul. Käed ja randmed peavad liigutama hüppenööri 2 korda kiiremini kui ühekordsete hüpete puhul. Hea harjutus õige rütmi ja hüppekõrguse leidmiseks. Võta sisse hüppe algasend ning aseta kergelt kõverdunud käed peopesadega vastu oma reite väliskülgi. Alusta hüpetega, hüppa koha pealt tavapärasest veidi kõrgemale. Hoia kere tugevana, maandumisel ära vaju põlvedest läbi. Kui maandud, peab koheselt tulema järgmine hüpe. Õhusoleku ajal patsuta mõlema käega samaaegselt 2 korda kiirelt vastu jalgu. Kui suudad iga üleshüppe ajal sooritada 2 puudutust, hakkadki tajuma rütmi, mida on vaja kahekordsete hüpete sooritamiseks. Edasine samm võib igaühel olla veidi erinev. Proovi pärast 5 või 10 ühekordse hüppe sooritamist teha 1 kahekordne hüpe. Kui läheb sassi, alustad uuesti ühekordsetega.
kui hakkad rütmi tunnetama ja suudad iga 5 või 10 korra järel probleemideta ühe kahekordse hüppe teha, on järgmiseks ülesandeks juba 2 või enama korduse sooritamine. Hoia kehaasend, hüpete kõrgus ning käte kiirus samana. Iga hüppe ajal hoia käsi õiges asendis enda ees, nii et otse vaadates näed silmanurgast mõlema hüppenööri käepidet. Nii püsib käte asend õigena. Puhanuna tulevad kahekordsed hüpped sujuvamalt. Närvisüsteem kohaneb uute liikumismustritega kõigil erinevalt. Proovige kahekordseid hüppeid hakata harjutama pigem puhanuna kui väsinuna. Soovitame ennast filmida, et näeksite, mida teete õigesti ja millal eksite. Loetleme mõned põhilised vead ja kuidas neid vältida. Liiga madal hüpe. Hüppa natuke kõrgemale. Sirgete jalgade ette toomine pärast tõuget. Maandumisel kõverda veidi põlvi ning mõtle, et äratõukel liiguks pea otse üles, mitte ette. Põlvedest jalgade kõverdamine pärast äratõuget. Sääred liiguvad tuharale lähemale. Keskendu tugevale ülestõukele, mitte selja taha. Põlvede toomine kõhu alla pärast äratõuget. Keskendu tugevale ülestõukele ning kujuta ette, et tahad pealaega midagi enda kohal ära puudutada. Hüppad piisavalt kõrgele ja kehaasend on paigas, kuid nöör ei jõua hüppe ajal 2 tiiru teha. Liiga aeglane randmetöö. Harjuta rütmi plaksuharjutusega ja proovi kohe uuesti. Käte viimine keha suhtes tahapoole. Too käed ette ja üles tagasi nii, et näed neid silmanurgast. Käte viimine kehast eemale. Too küünarvarred kehale lähemale. Kui see jääb tüüpveaks, võid proovida venituskummiga käte ja keha külge fikseerimist. Ei toimi alati ja kõigiga, kuid tasub proovida. Head harjutamist ja edu teile!